Suvi on aeg, mil korraldatakse erinevaid aiapidusid. Mõnikord on vaja ka suurem seltskond ära mahutada ja istuma panna. Mis siin teha saab? Üks suurimaid laudasid, mis meil siin on 3,30 pikk, aga seda saab teha ka palju lühemaks, et sealt käivad need pikendused vahelt ära. Nendel on ka olemas oma koht seal laua all. Ja samuti siis saab ka nii teha, et kui need pikendused vahelt ära võtta, siis seda varju saab ikkagist kasutada, sest varju jaoks on veel eraldi keskmine tala, kuhu see vari panna. On selliseid tehislikke materjale, mis näevad välja nagu puit, et ei saagi aru, et oleks tegu plastikuga. Ja need on täiesti hooldusvabad ja sinna peale saab ka panna grillimisaluse, et kuumab nõu saab siis sinna grillimisaluse peale panna ja see alus käib siis ringi, et kõik, kes ümber laua istuvad, saavad seda kenasti mugavalt asjad kätte. Minu üheks lemmikuks õuemööbli osas on lamamistoolid. Kui valitakse välja polurtangist mööbel, saab sinna juurde ka lamamistooli ja kui puitmööbliga on tegu, saab ka sinna. Kas õuediivanid on samuti pikendatavad? Jah, neid saab samuti pikendada, et seal on olemas vaheosad, nurgaosad ja siin on 2 karkassivärvi ja musta värvi ja pajuvärvi. Ühel suvepeol võib vaja minna ka telki. Tänavu aasta on uus telk, mis on siis mõõduga 3x3 meetrit. See on alumiiniumkarkassi peal, kuid tal on väga head kinnitused, mida saab panna nii muru peale kui ka see lihtsalt terrassi külge. Ja ka küljeseinad on tal sääsevõrguga, kui ka siis saab ka täiesti kinni panna, et on 2 siini peal liikuvad seinad. Ja puidust karkassid on juba siis 4. aastat müügis. Nendel saab valida katusevärvi ja karkassi värve on ka 3. On pähklivärvi, musta värvi, valget värvi. No kui on ikka palju külalisi ja soov on olla aias muru peal, siis ei jää vist peale pidu küll murust midagi järele. On sellised toredad muruplaadid. Neid on siis 2 mõõtu. 60x60 cm ja 80x80 cm. Ja need on siis töödeldud nii-öelda süvaimmutusel, et ei ole vaja mitte midagi teha. Võib otse maha laduda.